oleme mõlemad täna Mariaga väga ilusti ennast riidesse pannud. Kas sa tahad öelda rahvale miks? Ja mul tegelikult oli pintsaka täna ja olgu siinkohal näidatud, mul oli pintsak seljas. Õues tundub nagu oleks 35,5 kraadi, seega pintsak ja aasta mul läks isegi, ma võtsin toidu kaasa täna ja otse külmkaapis panin sinna autosse 2 tundi päiksekäes auto ja see läks soojaks ja nagu auras peaaegu. Ei, no mul oli see, et ei saanud isegi istme peale toetada, sest kõrvetas nii väga. Meil oli ka auto, oli ma ei tea mitu tundi otse päikese käes. Aga jah, täna on, no sina käid niisama viisakalt riides, minul on nagu erakorraline viisakas riietus. Sul on õigus. Sest ma ikka muidu armastan oma dresse, aga täna oli... Me tahaks rohkem sellist Mariat näha, eks ole? Eks ole? Ja me käisime, kusjuures ma ei tea, kas siis, kui see episood läheb üles, on juba, on see uudis või mitte, on see video juba üleval või alles tuleb, aga ma käisin täna kohtumas Tallinna linnapeaga. Kas ma käitun üllatunult? Väga üllatunud oled. Kuidas nii, Maria poliitikas? Selline võimalus. Nii veider, et Maria ja poliitika. Ja. Aga kuna, no ütleme, Mart, ma oleks nii ülikonna pand instinktist, aga nii palju on juttu sellest nii-öelda dress code'ist, kui sa lähed me rääkisime kohtuma. Siin ka sellest. Ja me rääkisime siin ja nüüd, kui Speed käis Eestis, siis ta käis ju peaministriga kohtumas McDonaldsi pükstes. McDonaldsi pükstes. Ja seepärast võtsin täna välja oma õnnekostüümi. Väga hea, sa lõpetasid ka selle kostüümiga ju. Ma lõpetasin sellega, ma kohtasin Ursula von der Leyenit selles kostüümis ja nüüd ma intervjuerisin Tallinna linnapead selles kostüümis, nii et see on mu hea õnne kostüüm. Ja kui ma tänases episoodis kõlan natukene nagu aju asemel oleks mul üks kapsapea, siis umbes niimoodi ma ennast ka tunnen. Aga pole viga. Lihtsalt mu pinge oli nii kõrge. Ma kujutan ette. Isegi kui ma nagu olen lugematu arv juba intervjuusid teinud, siis nagu poliitikuga... See pinge ei kao kunagi. Selles mõttes kaob, et oleneb inimesest. Ma tunnen, et kui mul istukski siin, ma ei tea, täna vastas mõni Eesti staar, keda ma olen varem kohanud, või isegi kui ei ole kohanud, siis siuke kuulsa muusiku või artisti intervjueerimine on mul siuke, et võiks juba ilma silmad kinni põhimõtteliselt teha, et lihtsalt saad seda nii palju teinud ja nii harjunud. Aga viimane kord peale tänast, siis kui see oli esimene viimane kord, kui ma tegin mingi sükse suhtluse kaamera ees poliitikuga, oli Kroonika meelelahutusauhindadel Jüri Ratas intervjueerimine, mis intervjueerijana ta oli suht läbi kukkunud, sest ma ei olnud nagu valmis selleks ja no see oli nagu meelelahutuslik kontekst ka, et nagu väga mingit uut infot sealt kätte ei saanud. Ja siis seepärast mul oli vist pinge täna peal ka, et ikkagi tuleks mingi sisu sellest asjast. Tegelikult ma üleüldse nägin TikTokis seda videot sinust, kus sa intervjueerisid Jüri Ratast ja sa sinatasid teda ja tere kommentaarium rääkis sellest, et kuidas see plika sinatab poliitikut. Ja siis keegi pani mingi, kui seda vlogi vaatad, siis sa teaksid, et ta ise ka sai aru sellest pärast. Ja see oli paanikamoment seal. Aga see on okei, no. Ja täna ma olin valmistunud, täna ma ikka teiettasin ja no see on vaata teine asi, kui sul on ka aega valmistuda. Ja, see oli täitsa teine olukord, keskkond, sündmus. Ja kui on juba üleval, saate minna vaatama, ma panin infonupule või midagi sarnast. Aga jah, nagu poliitikute intervjueerimine on nii teistmoodi, sa kas saad ülilühikese vastuse, mis on giving nothing, või see oli pigem siis nagu ka tänane olukord, et ongi nagu nupust paned käima ja räägib ja võibki reaalselt jääda rääkima, mis intervjueerijana see on parem variant, et sa saad nagu rohkem materjali, et selles mõttes läks hästi. Ma isegi julge kohvikus küsida alternatiiviima ja sa lähed intervjueerid abilinnapead. Väga tubli, ma olen väga uhke selle. Sorry. Mõtlesingi abilin. Ta on linnapea õigus. Sorry. Nii on, ei olgud. Minu paa, aga väga uhke selle. Mis siis sinu elus uut? Juuksed langevad välja. Mida sa ütlesid seal? Ma täpselt ei kuulnud. Mu juuksed langevad välja. Tõesti? See pole esimene kord, aga see kord ma sain aru, kui ma kammisin, esmalt sa näed põrandat, sa näed kraanikausti, see on nagu see on lihtsalt täiskarvu, aga ma tõmbasin niimoodi ja neid lihtsalt tuli ja ma mõtlesin, et käega tõmbasid läbi juust ja oli parukas. Ja hästi nagu nõrgad ja ma ei saa aru, ma ei ole mingit sellist suurt muutust teinud niimoodi elus, miks sa peaksid sellised olema. Kas on karvavahetusperiood, oli Anna arvamus? Sest ma olen üks kass. Ja koertel on ka või?
ongi mõnele kunagi kõikidel karvastel. Aga see oli nii naljakas, sest me pole näinud mõnda aega ja siis ma olin Laurale mingi, et kuidas siis läheb ja kõigepealt Laura rääkis, et issa, mul läheb nii hästi ja rääkis pikalt, kui hästi tal läheb ja ma ütlesin, et issa, mul on nii hea meel, et sul läheb nii hästi ja Laura ütles, ei. Sa räägid valesti. Mul langavad juuksed välja. Sa rääkisid terve loo valesti. Ma istusin autosse, ma olin mingi, sa ei saa aru, Maria, mul läheb nii hästi praegu. Okei, mu juuksed langevad välja. Ja siis sa naersid, sa küsid midagi vahele. Storytelling, sul ei ole loo jutustamise oskust veel? Ei, ma lihtsalt mäletasin valesti, aga igal inimesel on oma tõde. Vaata, see on poliitikas ka nii. Kõigil on oma tõde ja oma perspektiiv. Katsu sa siis aru saada, kes räägib tõtt, vaata, ega ei tea, kas ma küsisin vahele või ei küsinud. I guess we'll never know. Ja ma lõikasin kohvi välja oma dieedist. Nüüd on 8. päev. See hea ingliskeelne, et lõikasin kohvi välja. Ma ei joo enam kohvi. Ma kujutsin ette, kuidas sa lõikad niimoodi kohvitassi paberist välja. Nii, kuidas see läheb? Väga hästi, sest et esimesed 2 päeva ma ei teinud seda nagu tahtlikult, vaid lihtsalt mul on lisu ja ma ei soovinud. Ja siis 3. päeval ma sain aru, et ma magan hästi sügavalt. Ma ei ole nagu pool aastat nii sügavalt maganud. Ja ma mõtlesin, äkki see on kohvist ja nüüd ma ei olegi joonud ja ma väga rahuliku tööd on olnud mu jaoks. Ma ei ärka enam nii tihti öösiti. Mul ei ole ärevust. Mul tunnen, mu kortisool on see langenud või vähenenud, kuidas iganes ütled, et enesetunne on hea ja ma ei haiguta enam nii palju. Alati, kui ma tulin kas siis teiega kohtuma või podcast'i salastama, hakkasin kohe haigutama. Ma olin kogu aeg unina, hakkasin haigutama, mis juhtub ka teraapias, see on siis, kui pingelangus on. Aga nagu mul ei ole pingelangus, kui ma teiega kohtun. Ehk mul täna ei olnud seda näiteks. Ja ma olen matšot joonud täna 2 tükki, nii et väga hea. Ma ennast olen hea, ma soovitan, kui inimesed paljud tarbivad kohvi korraks võtta nagu perioodi võib-olla kas või mõned päevad, kus ei joo olla. Meil on järgmises episoodi vist terviseteemalist arutelu natuke ka planeeritud, et siis saame sellest veel lähemalt rääkida. Aga täna võib-olla alustame minu viimase aja väikesest hullusest kaldkriips hobist, milleks on siis paberajalehed ja nende lugemine. Vaata, iga kord, kui minul tuleb mingi uus huvi, number 1, kõik teavad. Mul on vaja kõigile öelda, et seal on nüüd uus mina, Maria 2.0, loeb nüüd uudiseid paberajalehest. Ma ei jõua järgi enam. Ai, mina ka mitte. See on palju palutud, et keegi jõuaks järge pidada. Kas sa veel kood endale salle või? Ai, sellest ma räägin hiljem, ma enam ei kooma, nüüd õmblen. Aga paberajalehed, miski nagu selle suve juures teiega inspireeris mind ükskord ostma lihtsalt poeletilt ajalehe endale. Ma teen seda ainult siis, kui meie seal oleme. Ja, aga kas ei ole midagi nagu, on midagi šikimat elus üldse, kui keegi paberajalehte lugemas? Ei. Ja tead, kus ma arvan, et see meil tuleb? Kuskil Pariisi tänaval suitsu tegemas. Next! Tead, kust ma arvan, et see meil tuleb? Tead, mis, ja kus juures? Sõde on siin, ma arvan, et ma tean. Ei, aga no ilmselgelt nagu vanaisa on ju loeb, tal endiselt käivad paberajalehed, aga see on nagu nende generatsiooni tava ka. Aga siis ma mäletan nii hästi, et kui me olime lapsepõlves, olime vanaema vanaasja juures, siis vanaisal käiski nagu, tal käivad mitu erinevat ajalehte iga nädal, mingid iga päev ja siis oli kogu aeg elutoas, oli hunnikutes paberajalehtede hunnikuid ja vanaema oli alati mingi, et miks meil nii palju ajalehti peab olema ja vanaisa ei lubanud mitte ühtegi numbrit ära visata, et lõpuks hakkasid mingi mitme aasta tagused hakkasid küttematerjaliks minema lõpuks. Ja ma mäletan, mina, Maria ja vanaema nagu tegime plaane, kuidas nendest lahti saada, kus me võtame alt paar tükki ja viskame tulle sala. Et äkki ta ei märka. Ja, sest seda oli nii palju. Nüüd ma olen vanaisa, nagu ma olen ostnud nüüd paari nädala kaupa vahepeal lihtsalt, mul kodus veel ei käi, aga ma olen ostnud ja nüüd mul on terve köögilaud on niimoodi nagu täis erinevaid ajalehti, tule võta ja vali. Nagu kui ma imestaks, kui ma saan ka nagu vanemaks, ma ütleksin 40-30 on võib-olla liiga vähe, siis lihtsalt hommiku kohvi kõrvale teedki selle paberajale lahtist, et seal on ju kõige nagu aktuaalsemad uudised, kui seda veel on 20 aasta pärast paberlehte. Ai, ei tea, kas on ju, praegu juba ju pannakse kinni. Kuigi öeldakse, et pensionäride jaoks hoitakse neid, et ikkagi on nagu olulisel kohal, et ma ei tea, kas ta päris ära kaob, aga... Ma nõustun sellega, et kui ma olen proovinud hommikuti Delfit või mingit R-i lugeda, see on nii kirju, või nagu mu aju ei suuda võtta neid artikleid lugeda, nagu et lihtsalt liiga palju ja reklaamid vahepeal, aga minu jaoks isiklikult nagu selles paberlehes on kuidagi selgem lugeda ja informatsiooni omandada. Sa nagu loed mingeid asju, mida sa mitte kunagi ei loeks veebis. Eriti, kui sa oled kündas ja kuskil salongis, sa võtad selle ajakirja ja sa loed kellegi elulugu, sa oled mingi,
damn. See ongi vaata eraldi rituaal, sellepärast see ongi mulle meeldinud ja see ei ole mitte ainult ajalehed, aga ka ajakirjad. Ma küll neid ei ole liiga palju ostnud, meil täna on siin laua peal ka üks, sest ma mõtlesin, et oleks äge alustada väikest minisegmenti siin saates. Vaatame, kas püsib, andke teada, kuidas teile meeldib, minu meelest on täiega potentsiaali, aga et kui minu see hobi jätkub, siis me saame iga saade natuke rääkida mingist asjast, mida me mõnest ajalehest või ajakirjast ka nägime. Ja mina olen suur ajakirjade fänn. Minu lemmikleid oli, kui ma olin Londonis kevadel ja me ostsime matchat ja ma vaatan korraks vasakule ja ma näen, et on suur silt Vogue 2 poundi eest. See on 18 või 20 eurot Eestis, nagu väga kallis. 2 poundi on 18 euri või? Ei, selles asi ongi, et ma jooksin sinna, et kas see on päris ja ma saingi 2 poundi eest endale Tyla coveriga ja ma armastan, ma ostan ajakirja, kui mulle meeldib, kes on kaanel, on ju. Alati, miks sa muidu isegi ostaksid? Ja miks ma säde ostsin, on, et siin on Sarah Jessica Parker, kes siis on Carrie Bradshaw Sex ja linnas ning And Just Like That on kuidas eesti keeles. No Sex ja linnas jätkusari, mis praegu on tehtud. Hetkel vaatan seda uut sarja ja see on nii hea, see annab mulle mingid uut moodi enesekindluse, mulle nii meeldib. See on nii äge ja siis ma võtsin selle, sest et südames ma olen Carrie Bradshaw ja mis ma siit leidsin, oli erinevaid moeuudiseid. Nagu võiks eeldada, väga hea. Ja mis on viimase aja moeuudised? Vii meid mitte moeteadlikke inimesi palun kurssi. No esmalt on ajatu valge triiksärk moes tagasi. See on klassikate klassika. See ei lähe kunagi trendist see on välja, võib-olla moest üks kõige välja. ebamugavamaid riidesemeid üldse elus. Kusjuures on küll, nagu ma mäletan, kui me käisime koolis, siis gümnaasiumis. Vaata kui lõbus, siis sul on midagi füüsilist, mida nagu vaadata. Gümnaasiumis meil oli alati valge triiksärk pidulikal päevadel ja ma mäletan, et mul oli mingi 4 tükki. Mõned panid seelikusse, minu oli liiga suur, oversize nägi välja, nagu ma oleks rase, siis nagu see lips ei sobinud, et nagu, kui keegi teab, kus ostab perfektset valget triiksärki, andke teada ja kui mina leian, ma annan teada. Ma just mõtlesin, et kui sina pole kuidas keegi peaks leidma? No üks võimalus, ma ei tea. Võib-olla maksma tehakse palju rohkem erinevatest materjalidest triiksärke ja parematest materjalidest. Või võib-olla kui me olime noored, me lihtsalt shoppasime poodidest, kus ei olnud head materjale, sest kõik oli nagu paber. Ja siis ma panin ta 1 minutiks selga ja ma olin täiesti läbigistanud selle. Te teate mind. Mina kannan oma isa triiksärki, mis on küll hästi oversized, aga ta on sinissärvi ja ta on ülihea kvaliteediga, nii et meeste triiksärgid võivad olla ka järgmine mood. Võib-olla tehakse naistele tegelikult ka meie olist nagu täiskasvanu eas käinud otsimas. Okei, valge triiksärk tore, selle trendi peale või õigemini ajatu stiili peale ma juba ei saa hüpata, sest valge ei sobi mulle. Võib-olla ma saan kreemika. Mida sa ajad? Kuigi olgem ausad, millal panen mina vabatahtlikult triiksärgi selga? Mitte kunagi. Ma käisin täna isegi seal linnavalitsuses, nii et mul oli pintsakaga all oli ikka spageti paltega top. Sest see, kes ma olen. Liikuda teise trendi juurde. Ja palun. Teine trend on see, et nagu erinevaid, kas siis raamatulehti või paberajalehtedest või rebitud lehti kuidagi pannakse nagu rõive sisse. Kas siis mingi pintsaku peale või tore, et ma üldse leian selle nüüd siit lehelt ülesse. Aga et pannaksegi sinna külge. Kes vaatavad videoga, saate live demonstratsiooni. Jaa. No reaalselt sa lähed nii Tallinn Fashion Weeki lavale, boom, funny, me oleme käinud. Niimoodi lähedki ja moes, sest et ma ise olen korraldanud ka ühte moeshowd ja ma mäletan, et seal tehti ka üliägedaid nagu sellistest asjadest. Ma arvastan, kui mood on eksperimentaalne. Nii äge. Ise ei kannaks, ma ei julge. Ja kus juures, kui sul peaks olema kodus paberajalehti, mida ma muidugi kahtlen, et kellelgi on. Üks asi on see, et sa teed riideid sellest, aga kui see nii andekas ei ole, siis hoia need alles selleks ajaks, kui sa kolid. Ülikasulik. Sina ju hakkad, Laura, varsti kolima. Surprise! Ma sa ei ole rääkinud podcastis sellest või? Ei. Vist ei olnud. Nõudenaga. Hard launch, Laura hakkab kolima varsti. Ja 2 nädala varsti. Sa saad aru, kohe kui sa kolid, et sul on nii palju eriti nõude transportimisel. Sul on vaja need kuhugi panna, aga mina transportsin. Sul oli teine kolimine, jah. Aga üldse mingid nagu õrnad asjad, igasugused õrnad asjad. Mul oli nagu, ma ei ostnud kordagi mingit mullikile või midagi, aga ma mäletan, et ma nagu kraapisin selle igalt poolt tuttavate käest kokku, kõik on mul endiselt alles ja ajalehed vanaisalt,
ülihea, kui sul on vaja pakkida asju. Davai, see on hea nii. Mul meenus selle paberajalega, et Carrie Bradshaw kandis ju sellist kleiti, kus olid ka ajalehtedest nagu, see on küll nagu prinditud kleit, et seal ei ole kasutatud päris ajalehte. Aga see on see välimus on jah, idee seisneb selles ikka ja minu meelest see on nii šik. Näe, vaata, seal on all, seal ajakirjas on nii nunnu pilt, kus on käekott ja seal on The Times või midagi. See on see, kes mina tahan olla, The Stella Times. Vaata, see on nii shit. The Maria Times? Maria Times, jah. Ei, on küll, ma nõustun ja see meenutab, siin on üks pintsakuk, aga meenutab mulle minu Jaana Hallase pintsakuk, mis on iconic piece, nagu kui ma kunagi suren, siis matke mind sellega. Jaa, selge. Teame siis. Nii palju minu ajakirja hullusest. Aga see hullu siis läbi, mulle meeldib. Ma tahan, mul kodus oleks ka need ajakirjad. Kunagi ma tahtsin sünnipäevaks lasta tellida endale Vogue'i subscription, aga ma sain aru, mulle mitte kuskile neid panna. Saab maha müüa. Okei, sünnipäeva kink. Issand, müüakse ju järelturgudel igasuguste kuulsate ajakirjade nagu mingeid ägedaid numbreid. Ma olen ka nagu ostnud, tead, kus ma alati ostan või? Lennujaamas. Mul on alati nii. Ma lähen Tallinna lennujaamas, R-kioskist, ajakiri, kohuke, kakao või tee, mingi kuumjook. See on minu go-to alati enne reisi ja siis ka üks mu lemmikuid ajakiri on siis, kui oli Cosmopolitani kaanel oli Alex Cooper, Call Her Daddy saatejuht ja see on mul nagu, see oli mul pikalt elutoas laua peal, et inspireerida mind. Aga kui suures rääkides riietest, siis ma pean tegema ka Maria veel ühe hulluse teadaande, milleks on õmblemine. Ma panin eelmine nädalavahetus üle 10 aasta oma õmblusmasinale hääled sisse. Mäletad mu õmblusmasinat või? Sul oli 3 tükki. Mis 3 tükki? Sul oli väga mitu tükki. Mis asja sa ajad? Mul alati üks õmblusmasin on. Saad aru, mul oli käsitöötunnid. Ma sain õmblusmasina juhiloa. Juhiloa? Ja kõik pidid tegema õmblusmasina eksami koolis. Ma tegin ka seda. Kõik tegid, nagu ma olen kindel. Mul on ka siis õmblusmasina juhiluba, ma sain teada. Ja siis mulle see nii meeldis, saad aru, käsitöötund oli mul lemmiktund, et vanaisa kinkisid mulle õmblusmasina Hemtexist. Ja kummalisel kombel see endiselt täna on väga nagu modernne, et selle disain või funktsioonid pole üldse nagu, tänapäeval on sellised iPadi õmblusmasinad, saad aru, kus on puutetundlik ekraan. See on moodne, aga ta on ülikompaktne ja ma sain selle, kui ma olin mingi 10 ja võib-olla mitte nii, võib-olla natukene vanem. Ühesõnaga 10 pluss mõned aastad ja ma reaalselt õmblesin, nagu ma olin meister. Ja siis ma olin ülikindel nüüd, kui ma nagu uuesti, kaevasin ta kuskilt välja, mõtlesin, et proovin, teen ühed püksid korda, olin valmis täielikuks ebaõnnestumiseks. Mul oli kõik meeles. Nagu esitage oma tellimused mulle. Ma teen nüüd endale, ma kuulutan siin, ma teen täiesti uue nullist garderoobi ise endale. Sest kuigi seal on huvitav asi, sa mõtleksid, et see on odav, et sa ostad kanga, teed ise, aga kangad on nii kallid, kangad on nii kallid, et sa ei pruugi isegi odavamalt saada, aga lihtsalt see craft, see käsitöö. Muidugi see on ainult selles faasis, et ma tegingi need ühe püksi nagu ääre tegin korda, rohkem õmmelnud ei ole, aga lihtsalt sellega mulle meenus nende trendidega, et ennustatakse, et varsti on moodne, et ongi sa õpid õmblema ja sa õmbledki ise omale custom riideid, mõtle kui lahe. Mõned aastad tagasi mul nagu tekkisid sellised hood, et ma võtsin selle, mul on õmbluskast või? Kuidas nagu käsitöökarp või? Käsitöökarp. Ma võtsin sealt niidi ja nõela, meile kingiti mõlemale need käsitöökarpid. Ma võtsin sealt niidi ja nõela ja proovisin nagu mingit pükse, kas siis ma ei mäleta korda teha või ägedamaks teha. Ja ma isegi suutnud sellel niidil nagu selle otsa nagu sõlme teha, sellepärast, et see oli nii ka õhuke. I couldn't do it. Ma ei tea, ma alati lasen kellelgi teisel õmmelda enda asju. No see on nii kallis. Ma mõtlesin ka, kui ma viisin ühed püksid. Kui sa õmbled mul mingi nööbid teisele poole, see ei ole ju kallis. See väike asi, aga kui sa lähed kangaga ja oled nagu, ma kaalusin seda, saad aru. Ma käisin esimest korda elus pükse tegemas lühemaks ja nagu selga paremini õmblemas. Ma olin nii impressed, ma olin nagu vau, nüüd ma käin, ostan kanga ja lasen teha, aga see on nii kallis. Ja siis ma vaatasingi, et mingid kerged lõiked. Suveriideid ongi nagu kuidagi lihtsam teha, et sul on mingid kergemad kangad, ei ole nii palju vaja mingit hullu lõiget teha. Mul on üks kleit, ma kavatsen selle väikseks lõigata ja kui ma selle olen ära teinud, siis ma tulen sellega salvestusele. Tavai, me ootame. Vot nii. Oota, kas meil oli mingid siin asju veel, enne kui me jõuame elevandi juurde siin toas?
ma arvan, et mitte, ma olen juba tahtnud mitu nalja teha selle elevandi ümber, aga ma ei ole saanud, sest et me ei ole seda elevanti no aga kisume selle elevandi siis kohe pimedast nurgast päevavalgele. Hiljuti tegime mina ja Laura sellise otsuse, et sügisest me enam koos siin podcastis ei jätka. Draama, issand jumal, ajakirjanikud lendavad, mis toimub, mis juhtus õdede rannaväljade vahel. Me oleme siin, et anda teile vastused. Vaadake, et kui te artikli teete, ma näen hea välja. Miks sa naersid, Anna? Keegi isegi ei tea. Ja kui te teete artikli või klipi või screenshoti ühestki osast, tehke täna, sest ma ei ole üheski podcastis nii hea välja. Ma ütlesin ka, et tänane parem saaks palju vaatamisi, sest me näeme mõlemad nii head välja. Ma olen nagu mingi Ingel ja Maria on nagu Tallinna. Mul on just hea juuksepäev, nagu seda ei asenda miski. Juba läksime teemast kõrvale. Meil on ju nii kombeks. Et me kaalusime nagu mitut varianti, et kas oligi nagu tegime peale viimast osa siis selle otsuse, et kas me ootame, sest suve lõpuni me ikkagi siin jätkame koos, meil on ikkagi paar päris head ideed, mida veel enne ära teha. Mõtlesime, et kas ütleme teile siis. Aga siis me otsustasime, et räägime täna, oleme läbipaistvad, räägime kogu asja ära ja siis, kuna meil on veel osi jäänud, siis te saate ka kommenteerida alla, et millest me võiksime veel enne rääkida, kui see koosseis pillid kotti paneb. Jah, võtke viimast minust, palun. Aga miks me siis seda otsustasime Laura teha? Mina tulin selle jutuga. Oleks nagu teraapias. On siuke tunne või? Jaa. Nii Laura, et miks sa siis otsustasid sellise niimoodi oma õele noa selga lüüa? No see nuga oli mul juba ammu käes. Küsib terapeut. Ma lihtsalt ootasin, mis hetkel rünnata. Super. Ma ausalt öeldes, Alustame algusest. Jaa, just täpselt, alustame algusest, sest et kui ma tulin selle plaaniga, et teeme koos podcasti, ma siiani ei mäleta, kas ma tulin või sa tulid või meil lihtsalt tekkis nagu mingi selline mõte ja jõudsime konsensusele, et teeme ära, on ju. Aga meil olid mingid teised sihid, kuhu see podcast on täna jõudnud. Ja ma olen kindel, et palju sellest on mõjutatud ka sinu poliitikahullusest, mida ei olnud jaanuaris või veebruaris. Mina väikse õena ei osanud ette näha, et minu armas vanem õde on hullustes ja muutubki kogu aeg. Sest et sa ei ole nagu, ma vihkan seda öelda, aga sa ei ole püsiv inimene. See on okei, ütle. Te saate sellise show tänast, et me ei ole Mariaga lõpuni rääkinud seda veel. Aga sa ei ole püsiv inimene. Ma mäletan, kui me oleme teinud nagu mingid vestlusi pidanud maha pidanud. Siis sa otsustad üht ja sa tahad minna ikkagi teisega ja võib-olla mina olen Olengi harilik poliitik. Ütleb ühte, teeb teist, otsustab kolmandat. Aga mul on nagu väga keeruline sellega kas siis kaasas käia, mitte, et ma olen see, et kui kivisse raiutud oma mõtetega, muidugi mitte. Aga sinu puhul nagu ma olen ennast seadistanud ühte formaati, ühte mõttesse ja see lihtsalt hommikul ja ma pean ennast täiesti ümber seadistama, et see on olnud võib-olla keeruline minu jaoks. Ma ei ütle, et see on olnud võimatu, aga mul oleks veel vaja aega kohanemiseks, aga mul ei ole seda aega. Et põhjus, miks ma arvan, et ma sügisest ei saa jätkata, on esmalt ma lähen tagasi ülikooli. Seal tuleb palju kohustusi, mida on hoiatatud, et teine kooliaasta on kiire ja et jõua eriti palju kohustusi teha. Teiseks mul on ka enda väikene karjäärikene sotsiaalmeedias, mida veel maha pidada, mis mul on selle väljendiga. Edasi viia, edasi teha, edasi toimetada. Ja kolmas, mul ei meeldi oma aega töötada. Burn. Meil tekivad ebavajalikud tülid, millest me saame lahti. Üks asi, mis ma ütlen meie kahe puhul, on nagu ülimalt väärtuslik, mida ma lihtsalt hindan väga ja ma olen väga tänulik selle üle, et kui me satume tülli nagu äri mõttes. Professionaalselt. Just täpselt. Siis me suudame tulla sellest välja, kui meil on vaja 11 õdedena sekundiga. Nagu ma kunagi ei satu suga tülli või nagu eriarvamusse nii sügavalt, et ma suudaksin tõena nagu sallida. Aga et kohe, kui meil on 11 vaja, siis kõik business to the side, kõik eemale, mõlemad. Sa läksid hästi tõsiseks. Ei, ma mõtlesin, et ma lasen sul oma perspektiivi lõpuni rääkida, et ma ei hakka vahele segama.
aga ma võin vahepeal natukene oma perspektiivi siis jagada. Ja ära ole nii terapeut. Et jah. Hakka nüüd pida, mul oli nii ebamugav. Mida mina arvan. Nii, ma ootasin, et sa vaidled mulle vastu. Ma olin mingi, miks ta kuulab mind nii kaua nagu, nii kannatlikult. See on see, kui nagu mina oleks terapeut, vaata kuulan. Okei, see on see, kuidas mina seda kõige püsivamad 30 sekundit sinu puhul üldse. See on see, mida mina peaksin rääkima. See on see, kuidas mina arvan, et tegelikult asjad olid. Ei, ma arvan, et ma laias laastus nõustun. Ma arvan, et huvitav proovin su kätt saada. Huvitav lisainfo ja püsime nüüd siin sõbralikuna. Huvitav lisainfo või taust minu poolt on see, et ilmselt ma olen seda podcasti teinud, ma teen juba 4. aastat ehk väga pikalt ja üldse sisuloomet veel nagu 10. Et ma olen nagu nii pikalt seda kogu asja teinud ja nagu me oleme rääkinud, siis ma ei tea, mitmes saatejuht sa mul juba oled, kelle puhul ma alguses tunnen, et üliäge oleks kellegagi koos teha ja siis enne kui ma arugi saan, ma olen nagu appi, kui hull on kellegagi ikkagi koos teha asja. Ja mul oli ju podcast oli pikalt pausil, ma tundsin üldse, et see formaat, no ma ei tea, mul oli mingi identiteedikriis, ma ei saa ise ka aru. Maria, see on sul iga nädal. Ei ole nii hull. Okei, ikka teine nädal. Selle aasta alguses ma ütlesin väga selgelt endale peale puhkust. Ja puhkuse ajal mul oli nagu arusaam seoses oma sisetunde kuulamisega ja kuskil sisimas ma tundsin, et see on see aasta, kus ma luban endal asju katsetada ilma kohustuseta nendesse commitida. Mis ma mõistan, et sinu perspektiivis tundubki hull püsimatus. Minu jaoks on olnud positiivne, sest see hoiab mind esiteks kogu aeg liikuvuses ja teiseks ma ei jää ühtegi projekti liiga kauaks, kus ma tegelikult ei taha ainu olla. Siis me jaanuaris olimegi mingi, et me tegelikult arutasime üldse täiesti teist projekti koos, meil oli mõte nagu midagi täiesti kolmandat on ju käima lükata. Sellega nagu hoog sai otsa või me tundsime, et see ei olnud enam nii relevantne ja samal ajal vist oli minul tekkinud mõte, et äkki alustaks uuesti podcasti. Kõige iroonilisem on see, et see hetk, kui mul oli see mõte, et alustaks podcasti, ma kujutasin ette, et ma teen seda üksi. Mu esimene impulss oli see, et ma teen seda üksinda, see on nagu arvamussaade ja kuskilt sealt vahelt, kuna me arutasimegi seda teist projekti koos ja meil täiega tekkis see ühine nagu dünaamika, vähemalt selle asja planeerimisel. Sa ei olegi minuga jaganud seda? Ei, ma ise mõtlesingi tagantjärgi, et tegelikult vist oli nii. Siis oli see mõte, et et ärme seda teist projekti tee koos, aga teeme hoopis podcasti. Ja see mõte alguses oligi teha üli-low-key õdede podcast, mis tõesti see pidi ainult heliga tulema, see oli midagi täiesti muud, kui ta on täna ja kuhu ma näen, et ta ka tulevikus liiguks. Ja üks asi, mis ma olen küll õppinud, mida ma olen õppinud, on see, et kui mul tuleb mingi idee, siis mida kauem ma saan venitada enne, kui ma ütlen oma viimase jah, seda parem. Nii paljude asjadega on see, et idee poolest need toimivad hästi, aga kui sa käid, väga vähesed ideed on sellist, et sa näed, et sa võiksid nagu mitu aastat seda järjest teha. Sisuloomes ma mõtlen eriti. Väga paljud asjadega on see, et sa suudad, ma ei tea, 10 osa näiteks mõelda, see juba podcast olema mingit formaati, aga see, et ta jätkusuutlikult kasvaks nagu pikas perspektiivis, enamus asjad kukuvad ära. Ja ma küll kujutasin ette meie saate puhul seda õdede vibe'i puhul pikaajalisust, aga ma ei osanud nagu arvestada, kui väga, kui me seda reaalselt tegema hakkame, mul tekib see entusiasm uuesti, et ma olen nagu, vau, tõesti, see on see platvorm, kus ma saan ju põhjalikult rääkida teemadest, mis mulle korda lähevad. Ja meie mõte alguses ei olnud otseselt isegi mingeid väga suuri teemasid puudutada. See oli see, et reaalselt tuleme õdedena kokku ja räägime nii, nagu me räägiks muidu. Mis ilmselt on natuke erinevad visioonid. Samas ma ka nõustun selle aspektiga, et mina vist ka ei taha sinuga koos töötada nagu õena. Ja see on huvitav, siin tuleb natuke ka laiem diskussioon, et kas me usume... Võtke popcorn kätte, mis piirini on see ütlus, et ära tööta oma sõprade ja perekonnaga tõsi. Et minul ilmselgelt minu manager, paremkäsi kaaslane ärimaailmas, Anna on ju, me oleme parimad sõbrannad, me oleme nüüd töötame ka põhimõtteliselt 4. aastat koos ja meil läheb väga hästi, mul on väga konkreetne näide, kuidas sõpradena koostöötamine rikastab.
tõesti, ja see on nagu, mina tunnen, et mina ja Anna oleme ehitatud selles mõttes sarnaselt, et me oleme loodud koos millegi kallal töötama ja see toimib näiteks meie puhul mega hästi. Ja samas, kui ma vaatan meid, mitte ainult ei ole, seal on ju terve ajalugu, nagu ma ei tea, miks ma kunagi arvasin, et on hea mõte kutsuda sind oma projekti, kui nagu kogu sinu identiteet on olnud see, et kuidas ma ka ennast isiklikult tõestan, kuidas ma ei ole ainult Maria õde ja siis olen mina ja mõtlen, et see on hea mõte sind uuesti tõmmata siia. Ei, nagu... aga ma ei tunne siin olles ennast nagu sinu varjus üldsegi mitte. Võib-olla ma lihtsalt ise tundsin, et nagu et võib-olla sa ei tunne varjus, aga päeva lõpuks ikkagi oli see, et me teostame minu visiooni ja... Sinu visioon kipub küll natukene domineerima. Ja. Oota, ja kuhu ma nüüd oma jutuga jäin? Et mul on näide, kuidas... mu point oli see, et ma ei usu seda statementi niimoodi mustvalgelt, et see on alati tõsi, et ära sõprade või perega tööta. Küll aga mul on tunne, et see pere osa seal on... et seal on isegi 2 eraldi ütlust, et üks asi on see, mis käib sõpradega töötamise puhul. Teine asi on nagu pere ja ma tunnen, et meie puhul ka see, et me oleme üksteisega nii vabad, et me ei ole väga valmis kompromisse tegema, sest me mõlemad olemegi väga konkreetse visiooniga, ei aita lihtsalt sellele dünaamikale nagu kaasa. Plus ma ei tunne, et me oleksime loodud koos mingit asja üles ehitama või millegagi nimel töötama. Ma pean nõustamast, et alguses me arvasime, et me oleme nii loodud ja meil on see dünaamika. Meil on ikka dünaamika, me nagu oskame üksteisega suhelda ja nii edasi. Me oskame suhelda. Jaa, aga meil on kuidagi hästi erinevad töömeetodid või nagu me töötame täiesti erinevalt, mis tõttu nagu ma tundsin, et mõned, kaua me oleme teinud seda nüüd, mõned ikka üsna kaua. Jaanuarist hakkasime brainstormima. Nagu tegelikult jaanuarist alates ma hakkasin tundma, et nagu mingid asjad, kas ei klapi minuga või nagu ma tunnen nagu selles mõttes, et kuidas te tööd tegite või kuidas me kõik koos tööd tegime, et see nagu, see ei ole nii nagu mulle meeldib teha. Jah, ma sõutsin välja juulini, augustini, aga nüüd ma lõpuks julgesin nagu, mitte julgesin, aga ma lootsin, et võib-olla see läheb nagu minu jaoks mugavamaks või üldse, miks ma võtsin selle projekti vastu, oli esmalt arendada iseennast, eneseväljendust, leida mingi uus nagu meedium, kus üldse kas siis sisu luua või ennast väljendada, nagu ma mainisin. Ja see on olnud väga tore. Ma olen nagu enda eesmärgi saanud täidetud. Mille üle ma olen väga tänulik, aitäh teile. Aga ja koostöötamine meie puhul ikkagi ei toimi ja jumal tänatud, me saime selle praegu teada sellise projektiga, et me ei oleks midagi võib-olla suuremat käsile võtnud, mida me oleks suutnud täide viia. Vaat see on nii raske asi üldse elus, ma arvan, igas valdkonnas, et kui sa alustad midagi ja saad aru, et see pole päris see, siis kui tihti me lubame endal sealt väljuda. Äri on üks asi, kus see teinekord väga valusalt mängib välja, armastus on teine, kui tihti minnakse näiteks inimsuhetesse ja sa tegelikult tunned, et see pole see, aga mida kauem sa oled asja teinud, seda rohkem sulle tundub, et nii palju on kaotada ja see on tõesti üks asi, mida mina, mul eelkõige just töö kontekstis, mida ma olen üritanud harjutada, on see, et me oleme nii noored ka, et lubada endal astuda ühe rongi peale ja kui sa saad aru, et see pole ikkagi see, tule sealt maha. Vot täpselt, see oskus on meil millegi pärast mõlemal omandatud, sellepärast, et mina oskan näha, et elu on nii lühike, et miks ma pean seal rongi peal olema nii kaua, lihtsalt hüppa maha ja mis iganes tagajärjed on, sa saad hakkama sellega peas, et sa ei sõida sinna lõppu nagu lõpppeatuseni välja ja sa mitte vihkad ennast, aga sa ei ole rahul iseenda eluga, on ju. No ja mille nimel üldse siuksed kompromissid? Aga sa mainisid midagi, et sõpradega koostöötamine ja nii edasi, ning ma mõtlesin lisada, et nagu mina siiani ei kujuta veel ette koos töötada nagu kas siis oma nagu mingi parima sõbraga, õega sain ära katsetatud või mingi kaaslase või isaga või kellega, kes, et ma ei suuda mõelda, et kui me lähme tülli või on mingid hästi suured asjad mängul. Kuidas ma suudan eristada nagu sellist asja või nagu see tundub nii raske või me oleme tülli nagu ja siis sa lähed koju, olete mingi kaaslane, et te töötate koos, ta on kas sul mingi produtsent või mis iganes, te olete tülis mingi suur asi ja sa pead minema koju ja ikka elama seda kooselu ja unustama selle äri ära, kuigi võib-olla te riivasid ükse tundeid. Jaa, tead, ei, ma nõustun, ma ütleks, et 9 juhul 10, kui keegi küsib, kas soovitan,
siis ma ütlen, et noh, et minu esimene vastus on, et ei. Sest ja mul ongi tunne, et sa nimetasid selle põhituuma ära. Me ei suuda eristada sõprust ja tööd. Kui on probleem ühes, kuidas sa vaatad, et see probleem ei kandu teisse asja edasi. Ja ma olengi täiesti kindel, et näiteks see dünaamika, mis minul ja Annal on konkreetselt mingi 1 miljonist. Ma ei ütle, et seda ei eksisteeri üldse, aga ma ütlen, et me oleme pigem erand kui reegel. Noh, mitte et minna tiibiks, aga kes teab Human Design raamatut, siis me oleme mõlemad ühte tüüpi. Nii ja naa, aga me oleme mõlemad, ma mõtlen seda, et me oleme mõlemad loodud, vaata, loomingut tegema ja ma tõesti, ma usun, et see meie dünaamikat rikastab ja meil on just pigem see, kui ongi mingid konfliktid ja me lahendame ja arutame, see on iga kord nagu, see on isegi põnev. Vaata, et siis kui on olnud mingid olukorrad, kus ongi nii, kuidas keegi kommunikeeris, arutame, iga kord see on nagu siuke kasvamise kogemus, et sa oledki mingi vau, et hea point on ju ja see töö ja eraelu seguneb heas mõttes, et meil on mingi õppetund töövaldkonnas, siis me saame kohe jagada seda sõbrannadena, aga see on tõesti, see on nii haruldane ja ma ütleks, et enamus ka see, mida ma meie puhul tunnen, on see, et enamjaolt juhtub see, et siis on see töö on nagu justkui professionaalses mõttes prioriteet ja siis sa pead lahendama mingeid lisaprobleeme, mida meil enne õdedena ei olnud. Ja pluss mina näiteks tundsingi, et nagu sa ütlesid, et kui töös tekib probleem, siis õdedena me saame ikka kohe välja lülitada, vastupidi mul ei toiminud. Kui mina tundsin, et tööalaselt on aeg oma visioon läbi suruda, siis osa minust oli mingi oota, kas on ju Laura ja et what about tema karjäär ja tema perspektiiv ja seepärast ma tunnen ka, et see oli see, mis ma kirjeldasin, et kuidas ma üldse kunagi mõtlesin, et siin on kutsumine siia oli hea idee, sest kui ma oleksin selle peale nagu õena pikemalt mõelnud, ma oleks olnud nagu, et sul ei ole noh, ja see on jällegi see minu perspektiiv, et sul ei ole mõtet ennast siduda projektiga, kus sa ennast pikalt ei näe, kuigi see on see minu versioon, kes ei luba üldse katsetada, et ma olen nagu, kui see ei ole forever, mis mõtet on üldse teha. Aga noh, et seal tuli alati see õde minus, kes oli mingi, et issand, et aga ma näen, et tegelikult Laurale sobiks võib-olla midagi muud palju paremini, või et tõesti see, kui mina tahan nagu teinekord muu hulgas rääkida poliitikast ja ma ütlen muu hulgas, sest see ei tähenda, et sügisesse saade läheks nüüd mingiks poliitsaateks. Et sellepärast mul on ka veits kahju. Sellepärast on mul ka veits kahju, sest ma arvan, et need pehmemad teemad, igapäeva arutelud on nagu meil nii loomulikud ja tulevad nii vahvalt, aga jällegi see on nagu praegu, et ma juba kujutan, et tuleb sügis, sul on praktika, sul tuleb kool ja lihtsalt noh, ma ei taha, et siis meie suhtlus oleks 90% see, et issand oota, kas me nüüd leiame aja koosolekuks, issand oota, kas me saame nüüd mingi asja paika. Et ma eelistaksin seda, et mul on ainult õde ja isegi kui ma näen teda harva, siis see saabki olla see, et noh, kuidas läheb, vaata. Ma nõustun, ma praegu ennetan natukene läbipõlemist esimest korda oma elus. Wow. Ja, aga ma tahan aplausi teha teile, mul on nüüd 2 asja, sest et ma imetlen teid 2, nagu sa ütlesid, te olete nagu erand ja see on väga vägev olnud vaadata, kuidas te koos töötate. Ja selle juures olen nagu mina õppinud teilt nii palju, et kui meil ongi mingid koosolekud või arutelud, kus me keegi nõustu üksteisega nagu igal ühel on oma arvamus, mis ei klapi, siis me suudame nagu, me näeme seda probleemi ja me suudame selle ära lahendada ja ma olen nii palju oskusi omandanud, nagu kuidas töötada mitte lähedastega, aga kuidas tulla välja sellest, kuidas mitte trotsi pidada ülipikka aega, et kuidas ollagi mingi, et kõik, nüüd ma tulen uuesti, meil on vaja seda positiivset energiat, kui kõigil on halb energia. Et ma olen väga palju oskusi saanud kaasa teiega koos töötates, nii et aitäh. Teine asi on see, et nagu muidugi katseta enda erinevate formaatidega, eriti kui sa alustasid podcast'iga, ma mäletan, et meil on ju nii põnev olnud kaasas käia, ma räägin nüüd mina ja vaataja ja ju siis Anna eest ka, et nagu meil on nii põnev olnud kaasas käia sinu asjadega ja kui sa ei katseta, sa ei saagi teada. Täpselt samamoodi, me tegime nagu 5, 6, 7, 8 head episoodi siia, mida inimesed naudivad ja saavad tagasi tulla ja sa ei tea mitte kunagi, äkki sellele ühele inimesele seal, äkki ta on nagu hiigelsuur kuulaja ja ta nagu jah, me praegu murdsime suu unistusi ja kõike muud, aga nagu vähemalt selle ühe inimese jaoks see võis olla hea ja äge nagu projekti me iseenda jaoks ka, aga mina nagu ütlen, et alati katseta. Ja see on nii raske, sest ilmselt teine osa minust on mingi, et kellegi jaoks on just hea hooaeg käima läinud. Kellegi jaoks see on esimene versioon sellest podcastist, mis talle meeldib. Ja seda on väga raske selles mõttes alla neelata, aga see on ka paratamatu, sest kui sa teed midagi nii kaua, kui me oleme teinud, siis see on hädavajalik, et sa suudaksid
vajadusel muuta suunda, vajadusel ennast taas leiutada, see on kõik osa protsessist ja ma olen lihtsalt valinud olla pigem väljapoole avatud oma protsessidega, kui see, et ma mingi 2 aastat mõtlen ühte projekti alles siis annan midagi välja. Et ma olen alati pannud ettepoole selle, et ma pidevalt midagi loon ja kui siis on 1 aasta, kus ma muudan suuda 10 korda, no siis on nii, järgmine aasta teen aasta aega samat asja, on ju. Aga sellepärast ma arvan, et sa oled nii minu kui ka paljude teiste eeskujuks, et sa julged nii avatult nagu katsetada ja kõike muud. Ja ma arvan, et see mõtteviis kulub nagu kõigile ära. Vaata töökohaga öeldakse küll, et käi ja proovi ja tee, aga ongi sellist meelelahutusmaastikul on nii palju seda, et mis formaat, et sa pead ikka ühe asjaga olema järjepidev ja pead ikka ühe asja mõtlema ja jääma selle juurde. Noh, ma ei tea, minu jaoks ei ole toiminud lihtsalt ja ma arvan, et vähemalt see, millest ma üritan lähtuda või üritasin lähtuda selle otsuse puhul on see, et see saade saaks olla sisult selline, mis minul paneb kõige rohkem silma särama, sest kuigi ongi ka neid pehmeid teemasid sinuga arutada ja oma elukogemusest rääkida mulle väga meeldib, siis osa minust on nagu, et mulle võib-olla meeldib seda isegi ilma kaamerateta teha. Versus need diskussioonid, mis mul on plaanitud ja mingid ka, mis meil on siin saates olnud, mis mõnikord puudutavad ka poliitikat või päevakajalisust. Need on need vestlused, kus mul on äge pidada neid nii-öelda avalikkusega. Ma tahangi inimeste arvamusi, kommentaare ja jah, nagu ma ütlesin, ma tõesti sellel otsusel üritasin lähtuda sellest, et see saade saaks ka käia kaasas sellega, kes mina tegelikult olen. Sest ilmselgelt nagu üks suurimaid väljakutseid minu karjääris ongi olnud see, et kuidas sellest 13-aastasest magamistoas vlogivast Mariast nagu välja kasvada, ilma et see tunduks nagu fake, ilma et see tunduks, et appe Maria, see pole üldse see, mis sa kunagi olid. No jah, ma ei olegi see, kes ma kunagi olin. Seda kommentaari ei tasu üldse kuulata. 10 aastat on vahepeal on ju mööda läinud ja õnneks ongi meil mõlemal on ju oma kanalid ja minul oma teine YouTube'i kanal, kus ka see isiklik elu ja meie sisu saab ikkagi nagu jätkuda, et see ei ole see, et vaatajad meiega nüüd üldse nagu kontakti ei saaks lihtsalt. Et see formaat nagu Mart oli suveks äge, võib-olla tuleb järgmine suvi vaata tagasi. Absoluutselt, mul on üldse hea meel, et me suudame nagu iseendaks jääda mõlemad, mis tõi kahjuks küll selle podcasti dünaamika lõpu, aga pikemas perspektiivis on ju meile mõlemale ainult kasulik. Ja siinkohal ka üleskutse kõikidele kuulajatele, meil on koos peale seda osa on vist 3 või 4 episoodi, mida me veel koos teeme. Üks on planeeritud, teised me oleme hoidnud suht vabad, et ka kuulata teie soove, et tõesti ollagi nagu, et võtke minust viimast. Mis iganes asju te tahate, et me just koos arutaksime, seda me hea meelega kuulama teie soove. Kellel tekkis nagu võib-olla küsimus selle sügise osas, siis ärge veel küsige mul kõiki vastuseid ei ole, kindlasti ei lähe me full poliitika podcastiks, seda ei juhtu, küll aga ma olen väga elevil, et tõesti nagu lubada endal korraks liikuda sinna suunda, kes ma võib-olla ka rohkem päriselus olen. Vaata, kui hea, et sa julged katsetada ja teiseks ma arvan, et kui mina ei oleks öelnud sulle, et mul on tunne, et see ei ole ikkagi minule, siis sa oleks natukene ennast hoidnud puuris ja sa ei oleks saanud katsetada seda ja võib-olla see ongi sinu nagu tee. Nii et mul on nagu, see oli hea, et ma ütlesin, sest et muid osa ei oleks mul kivi langes südamelt, ma olin nagu, sest mul oli viimast 2 nädalat enne seda, kui sa tulid muga rääkima, oli see tunne, et Pekki, ma ei tea, kas sa toimub. Mul ka. Pekki, ma ei tea. Viimased episoodid ma olen üli ebamugavas nagu enesetundes ja nagu see, ma räägin, su keha annab teada, kui miski pole sinu jaoks, nagu need haigutamised, need ei ole tavapärased. Ja kui sa ütlesid, et sa tuled iga kord koosolekule salvestusele, sa haigutad, ma teadsin kohe. Ma teadsin, it's over. Sellepärast, et mul on teisi olukordi, kus mu keha reageerib samamoodi ja see ongi nagu... Mul on teraapias nii, kui ma pean mingite raskete asjadega silmitsi seisma. Kui ma väsisin nii ära, ma tegelikult ei tahagi rääkida. ja, absoluutselt. Siin ei ole time out'i. Ja tuli välja, et mul on vaja time out'i vahest. See ma olen kuulaja. Oota, mul oli mingi mõte, mul oli mingi ülihea mõte lisada. Mida sa ütlesid enne? Vaat nüüd mulle aju, see oli kõik, mis mu ajul täna oli. Nagu ma tundsin praegu käis see moment, kus ma olen nagu... Aga äkki see oligi põhjusega, et... et mul langes kivi südamelt, et ma tõesti olin tundnud, et
äkki, et nagu kui mul korra tekkis juba eelmisel aastal see tunne, et tahaks teha podcast'i, mu esimene instinkt, ma kujutasin ette nagu Brittany Broski, kes teab, aga nagu minu versioon või noh, et ma nagu need saated, mida mina kuulan, päris paljud on soolo saatejuhiga ja ma täiega tundsin, et see tekitab mega palju elevust ja ma olen nagu ootan väga, et seda proovida realiseerida. Ma olen väga elevil su üle. Jaa. Aga minul on probleem sellega, et ma ei oska hästi hüvasti jätta asjadega ja nüüd mul on tunne, et ma ei saa sellest lahti lasta. Issand, oh my god, okei, never mind. Mis? Ma vaatasin, võtta, jätame selle sügisesse suur poliitiline update, sest täna me intervjueerisime linnapeadega, siis me saime minna kuulama Tallinna linnavolikogu istungit, kus pidi täna otsustama lasteaia kohatasu kaotamine. Nii, kas ja nüüd see ootamatult kukkus läbi. Mis nüüd ei tea, mis saab, sellepärast, et kogu üliruttu Maria kiired poliitikaminutid, see suur linnavalitsuse draama, mis viimati oligi sellepärast, et üliootamatult taheti minna lasteaia kohatasu muutma. Ja nüüd see, et lepiti ära, oli selle tingimusel, et teeme selle ikkagi ära, aga nüüd osapoole, et me nägime laivis seda, üliootamatult otsustasid ümber, seega nüüd seda ikkagi ei tehtud, mis tähendab, et võib-olla on uuesti tüli majas. Ja sellepärast mind ei näe septembris. Hoppis oli nii hea praegu, see kuidas see välja mängis on täpselt see põhjus, nagu see illustreeris praegu kogu asja ära. Aga tead, mis Laura, sa ei pea veel täna hüvasti jätma, tänase osaga küll tõmbame otsad kokku, aga meil on veel, nagu ma ütlesin, 3 või 4 osa, nii et saame võtta sellest maksimumi, jääme teie tagasisidet ootama ja oleme siis juba tagasi järgmisel nädalal. Aitäh, et kuulasite meie teraapiaminuteid. Meie teraapiaminuteid ja Maria poliitikaminuteid täna. Tšau! Tšau!